Head televaatajad, osadel lastel ei ole oma päris vanemaid. Tulemas on jõulud. SOS Lasteküla pakub võimalust hakata ristivanemateks. Heategevuslaad siin Radissonis on väga tihedasti seotud Rahvusvahelise Naisteklubi ühe liikumisega, mille teie SOS Lastekülas algatasite, ristivanemate liikumine. Räägi, mis asi see selline täpsemalt on? Ristivanemate projekt on siis tegelikult projekt, mis on mõeldud eelkõige firmadele, et kes on otsustanud tegelema hakata heategevusega. Nemad on võtnud meie Lastekülast enda hoole alla ühe perekonna, et nimelt nad katavad siis kogu selle perekonna jooksvad kulud, mis tekivad. Ja samuti on hästi oluline on see, et meil on väga tihe moraalne suhe just nimelt selle perega, et need inimesed käivad firmast, käivad oma peredel külas ja vaatamas lapsi, et tegelikult see on hästi soe ja südamlik suhe. Mismoodi selleks ristivanemaks siis saab? Räägi täpsemalt. Ristivanemaks on lihtsalt meiega võetakse ühendust. Tihtipeale, kui firmad soovivad kellegile heategevust tegema hakata, võtavad meiega ühendust. Me kutsume nad külla, käime Lastekülas, tutvume Lastekülaga ja siis tihtipeale niimoodi see tekib, et ega me tegelikult väga seda nii suurelt nüüd propageerinud ei ole, aga see on niisugune asi, mis nagu loomulikult on tekkinud. Ja enne jõulu võiks ju firmadel küll selline mõte tekkida. Kahtlemata, et see oleks kindlasti väga suur jõulukingitus kõikidele vanemliku hoolitsuste lastele, kui nad saaks endale ühe hea sõbra juurde. Rahvusvaheline Naisteklubi, nagu ma aru saan, on ka endale valinud juba ühe perekonna. Rahvusvaheline Naisteklubi toetab samuti ühte perekonda meie Lastekülas ja nendel on ka hästi vahva suhet, et käivad lastel külas ja võtavad ette toredad ettevõtmised. See on üks väga tore projekt, mille üle meil on hästi hea meel. Räägi lähemalt sellest Rahvusvahelisest Naisteklubist. Nii, see alustati aastal 1993 4 naise poolt ja tänaseks on meil umbes 50 liiget umbes 25 riigist, et see kogu aeg muutub, sest inimesed tulevad siia lühikeseks ajaks, kui nad on siin rahvusvahelises firmas tööl või saatkonnas. Ja me tegeleme sellega, et aitame nendel naistel kohaneda siin Tallinnas, Tallinna eluga, tutvustame neile Eesti kultuuri ja Eesti vaatamisväärsuseid ja teeme heategevust. Et me oleme aastate jooksul toetanud erinevaid lastekodusi ja nüüd sel aastal on nüüd siis Keila Lasteküla kord. Mis see ristivanemaks olemine teile isiklikult tähendab? Lisaks sellele, et te aitate neid majanduslikult? Lisaks sellele, et aitame neid majanduslikult, siis on nende laste jaoks väga oluline, et me suhtleksime nendega ja käiksime kohal ja pakume neile ka siin võimalust olla meie hulgas ja rahvusvahelist õhkkonda nautida ehk avardada maailmavaadet. Mul endal on ka mitu ristilast ja seepärast mulle tundus, et see projekt on väga hea. Selle rahvusvahelise jõulubasaari annetused lähevad ka kõik SOS Lasteküla toetusega. Nimelt, et sama projekti raames tegelikult ongi, et kogu see tulu, mis jõuluturust laekub, selle Rahvusvaheline Naisteklubi annetab Keila SOS Lastekülale ja just eelkõige enda ristiperele, kelle nad on välja valinud. Nii et igavesti tore ettevõtmine siin enne jõule. Kahtlemata hästi vahva ettevõtmine, et me oleme selles mõttes selle kontaktile tõesti väga tänulikud ja väga rõõmsad, et selliseid sõpru me ootame kindlasti endaga liituma.